Tere, ilusat laupäeva hommikut. Pikalt aega ei venita. Lähme nädala ülevaate juurde ja hakkame uudistest pihta. Vaatame, mis meil tulev nädalase uudiste koha pealt ootamas on, tulemas on. Esmaspäeval kohe on meil tulemas HOB PMI uudised. Nendel tulemust näha minu teada ei ole, eelmist tegelikku. Üleelmine number oli 48,2. Oodatav tulemus oli 44,5, eks näha ole, mis siit tuleb. Ootaks võib-olla kerget positiivset nooti. Terve esmaspäevane päev, siis PMI uudistega kaetud. Forex Factor, sama teema, siis PMI uudised on siis kerges tõusutendentsis, et ootaks eurole, GBP-le siis korrektsiooni tõusu. Edasi teisipäev. Paistab suht rahulik päev, on tulemas Saksamaa TFO Business Climate punase kausta uudis. Vaatame siia sisse. Üleelmine 85,2, eelmine 85,2, oodati 85,8, tuli negatiivne mõju, uus ootus on 87, ehk et siit ka ootaks veel siis negatiivset mõju selle uudise põhjal, et teisipäeval siis kerget langust. Edasi teisipäeva kohta on USA dollarilt tulemas New Yorgi sessiooni ajal New Home Sales. Vaatame siia uudise sisse. Üleelmine tulemas 8,1%, eelmine 10,5 miinus ja uus ootus on 0,5. On päris tugevas langustendentsis, arvestades seda ka, mis USAs toimub. Et igasugused väljasaatmised ja kõik muud asjad ja sanktsioonid siin, kas nüüd see tulev nädal või järgmise kuu alguses ka veel, ja tariifid, mis kehtima hakkavad, et need kõik mõjutavad siis ka uute kodude müüki, et siin ootaks ka veel langust edasi. Vaatame teist. Üleelmine 0,734, eelmine 0,657, ehk et ka langustendentsis, uus ootus on 0,68, ootaks siit ka negatiivset mõju. Vaatame Forex Factorisse. Teisipäeva kohta Forex Factor ei näita ühtegi uudist. Nii, edasi kolmapäev on tulemas meil siis CPI Austraalia dollarile, siis kui me magame, ja inflatsioonimäära uudised siis GBP-le. 2,5 üleelmine, eelmine oli 3, uus ootus on 2,9, on tõusu tendentsis, ootaks siit ka siis positiivset tulemik, ehk kolmapäeval ootaks siis GBP-le tõusu. Ja edasi on tulemas USA dollarile New Yorgi sessiooni ajal, siis uudised. Durable goods, erinevat vormi, vaatame sisse. Üleelmine -1,8, eelmine 3,1, uus ootus -0,7, ehk et võiks öelda ka, et selge niisugune positiivne ootuslüke selle uudise näol. Vaatame siit järgmist uudistel. Üleelmine 0,1, eelmine 0, uus ootus on -0,2, ehk et samamoodi siis selge niisugune positiivne ootus, ehk et tuleks siis kõrgem. Vaatame viimase kolmanda. Üleelmine -1,8, eelmine 3,5, uus ootus on -1,6, ehk et ka võiks öelda siis terve kolmapäevane päev dollarile selge positiivne noot. Ja Forex Factori, et siin mis vahepraegu on, inflatsioonimäära uudised on toodud siin, siis siin on ka CPI Forex Factoris GBP-le. Peaks olema isegi vist sama uudis, vaatame korra neid, jah, sama uudis, teistmoodi siis tõlgendatud, sõnastatud. Väga tähtis uudis siis ka GBP-le siin see kolmapäeval, mis ma vaatasin varasem läbi. Edasi neljapäev on tulemas siis New Yorgi sessiooni ajal Hispaaniast retail sales. Vaatame aastalõiget. Üleelmine 4, eelmine 2,2, uus ootus on 1, ehk et siin ka positiivne noot, ehk et võiks toimuda siis nii-öelda pööre turul.
PMI uudis Austraalia pangalt, selle tulemust näha ei ole. Jah, just nii. Vaatame korra seda eelmist Hispaania ühte uudist veel. Üle-eelmine 1,5, eelmine -1,4, uus ootus on 0,5, on langustendentsis. See uudis on nii ja naa nüüd, et saab näha, mis siit see reaalsus siis tuleb. Korralikus langustendentsis on. Edasi tulemas siis neljapäeval New Yorgi sessiooni ajal on tulemas USA dollarile uudised, initial jobless claims ja muud siis töötusmäära uudised veel. Vaatame sisse, üle-eelmine tulemus oli 221, eelmine 223, tõusutendentsis, uus ootus on 225. Ehk võib tulla siis negatiivne uus ootus on viidud küllaltki kõrgele. Vaatame 4 nädala keskmist. Üle-eelmine 226,25, eelmine 227, uus ootus on 228. Ehk et ka siuke küllaltki väike tõusu vahe, siit ootaks ka siis veel võib-olla negatiivset lüket. Ja jätkuv töötusmäär. Üle-eelmine 1,859, eelmine 1,892 ja uus ootus on 1,839. Suhtnagi piiripealne on langustendentsis, tõusutendentsis, mis on siis negatiivse mõjuga olnud siiamaani ja ootaks siit ka siis veel selle numbri siis suurenemist ehk et töötuse kasvu. GDP growth rate USA dollarile neljapäeva peale. Üle-eelmine 3,1, eelmine 2,3, uus ootus on jälle 2,3. Oodatakse sama tulemit, mis siis eelmine tegelik oli. Kui tuleb kõrgem, siis peaks olema bullish, kui madalam, siis negatiivne on langustendentsis, ehk et siit oleks ootus siis languseks veel. Goods trade -122,01, üle-eelmine, eelmine -153,26, selges langustendentsis päris kõvasti ja uus ootus on -134,6 ehk arvestades neid kõike tariife ja asju, mis siis ka veel pannakse peale, siis ootaks siit ka veel langust ehk et suurema numbrit kui 134 ehk et see miinus läheb suuremaks. Ja neljapäeva lõpuks siis kui no kõne eurotsooni kohta. Vaatame Forex Factoril sisse neljapäeva peale 2 kõige tähtsamat uudist, siis final GDP USA dollarile ja unemployment claims, samad uudised, mis on siis MyFX Bookis. Ja reedel tulemas siis GBP-le ja eurole erinevad uudised, vaatame goods trade balance non-EU, küllume siia sisse, -7,1, üle-eelmine -6,1, eelmine ehk et on tõusutendentsis, paranemismärgis, uus ootus -8, ehk et siit ootaks ka siis positiivselt lüket GBP-le selle uudise põhjal. Vaatame retail sales kuupõhist. -0,6 üle-eelmine, 1,7 eelmine on tõusutendentsis, oodatakse -0,3, ehk et siit ka ootaks siis positiivset lüket. Pillume aasta lõikasse. 2,8 eelmine, 2,8 üle-eelmine, 1 on eelmine, 1,2 on see uus ootus, kui tuleb kõrgem, siis peaks olema bullish. Praegu on päris kõvas langustendentsis siis aasta lõige. Kütus. Vaatame siia. 2,1 üle-eelmine, 1,2 eelmine, ehk et ka päris tugevas langustendentsis ja uus ootus on 1. Ehk et siit võib tulla ka siis negatiivne uudis või negatiivse mõjuga. Ja vaatame kuulõiget. Kuulõikes on meil pilt parem. Aastalõige on selles suhtes languses ikka veel ja kuulõikes oleme siis nagu positiivse lükkes -0,9 üle-eelmine
eelmine tulemus 2,1 ja uus ootus on 0,2, ehk siit ootaks ka siis positiivset lüket. Veel vahepeal siin on Saksamaalt tulemas Consumer Confidence eurotsooni kohta siis, või euro kohta täpsemalt, üle-eelmine -22,6, eelmine 24,7 on langustendentsis, uus ootus on -22,2, ehk et siit ootaks siis ka langust. Justkui siis GBP ja euro võiksid liikuda siis eri suundades reedesel päeval. Inflatsiooni määra uudis siis tulemas Prantsusmaalt veel reede peale, keskmise mõjuga uudis, üle-eelmine 1,7, eelmine 0,8, uus ootus on 1, kui tuleb kõrgem, see on bullish, on tugevas langustendentsis, ootaks negatiivset. Kui noo kõne vahepeal ja siis on tulemas unemployment rate ja unemployment change on Saksamaalt tulemas, Saksamaa ka üks väga mõjus suur riik siis, mis mõjutab eurot, suht samad tulemused, keeruline ennustada selle põhjal, et mis siit tulla võiks. Unemployment change, 11 oli üle-eelmine, 5 oli eelmine, on langustendentsis, uus ootus on 10, ehk et siit ootaks positiivset lüket. Ja edasi reede peale tulemas siis USA dollarile personal income ja personal spending. Vaatame nendesse sisse. 0,4 üle-eelmine, 0,9 eelmine ja oodatakse 0,4 ehk ka positiivset lüket, ehk reedel võiks siis selle uudise põhjal dollari hakata tõusma. Personal spending, üle-eelmine 0,8, eelmine -0,2, uus ootus on 0,6, ehk et siit ootaks pigem siis negatiivset mõju. Core PC price index, vaatame siia kuu lõikes sisse. 0,2, 0,3, uus ootus on 0,3, suht keerukas öelda siin, et mis siit tulla võiks. Ja Michigan consumer rate, sentiment, 64,7 üle-eelmine, 57,9 eelmine ja oodatakse sama tulemit, on langustendentsis, siit ootaks siis negatiivset lüket. Nii palju MyFXBookist, Forex Factoris suht samad uudised siis, on siin kajastatud MyFXBookis mõned rohkem. Nii, vaatame, mida räägivad meile graafikud, kuhu poole on meil see nädal siis liikunud, hakkame weekly'st pihta. Nii, teeme uue graafiku lahti. Nii. Laeb ära, siis kohe saab edasi. Nii, dollari indeksi. Nii, ja läheme weekly peale. On meil toimunud siis varasemad nädalad päris tugev langus ja oleme jõudnud siis siia daily supply demand'i natukene allapoole ja ka weekly supply demand'i alguse lähedale. Ootaks samatisi liigutisi, mis eelmine nädal, ehk pigem oleks suund ülespoole, vaadates dollari indeksit, et oleme siin konsolideerunud terve nädala. Veel üks konsolideerumine natuke toimunud, aga ootaks siis korrektsiooni toimuma nüüd siit selle vahemiku osas, et turg tuleks, täidaks meil selle vahemiku ära ja siis saaks edasi langeda. Et tulev nädal dollarile pigem ootaks siis nüüd korrektsiooni, tõusu, küll mõnetiste langustega. Daily peale sisse vaadates esmaspäev meil siin, et oleme eelmise nädala kastis ka siis põhimõtteliselt sees veel, on meil toimunud 2 nädalat sihukest konsolideerumist, külgsuunas liikumist dollari indeksi põhjal ja turg näitab siis mõnetist välja murdmist nüüd meil siit alast, et ootaksid siis nüüd dollarit liikuma ülesse poole, kohtuma siit küünla põhjaga ja siis tuleme tagasi alla.
et põhifookus siis keskendub sellele osale siin. Siin võiks isegi neid natukene täpsustada. Tuua need punktid meil siia. Nii, uue nädala peale. Vaatame selle ka siit. Niimoodi. Vaatame 4 tunni peal lähemale sisse. 4 tunni peal ka meil on neid supply demand alasid siin päris oma jagu. Paneme siia täpsustuse ka veel. Et kuhu turg võiks sisse tulla, kus turg võiks enda põrget saada, kuid ka need supply demand alad siis, tahab aevastus tulla. Need supply demand alad käituvad ka siis, kui mõnetised support resistant alad ja samas on ka kütused turule. Ehk et mida turg siis võiks minna ära täita, et saada seda likviidsust kätte ja siis tulevikus liikuda allapoole. Suures pildis oleme downtrendis siin, ka 4 tunni pildisel oleme downtrendis, kuid ootaks siis korrektsiooni siia põhja nii, et turg tuleks nii weekly kui daily vaates, küünlad kohtuksid ja siis toimuks edasi langus. See oleks suur ootus siis dollari indeksile. Lähivaates, mida dollar siin teha veel meil võiks või võib, vaatame ainukene supply demand, meil siia maha jäänud, saab siit selle küünla ka sisse võtta, ostupoole supply demand siis, et kust turg võib saada kerge põrke, et üles liikuda. Nii, võtame need eelmised eest ära, eelmised neid täideti ka, võiks öelda põhimõtteliselt väga-väga hästi, küll see 1 tunni supply demandi veel sisse tuldud, tuldi hiljem. Aga ilus, nii-öelda siis põrge siin. Ja väiksemas pildis võiksin oodata siis dollarile tulekut siia supply demandini, siit saama reaktsiooni, et minna siis siia ülesse. Teine variant dollar paneb siin väiksemas pildis siis, nii, vale tööriist oli. Teine vaade variant, et dollar paneb siis ülesse kohe, saab esimese põrke vastuseisu meil siit alast ja siis teeb mingisuguse korrektsiooni. Et see oleks nii-öelda väiksem vaade. Nii, vaatame edasi GBP USD peale. Siis GBP USD peal ootaks nüüd vastupidist reaktsiooni. Turg on meil jõudnud siia daily ja weekly supply demandi sisse. On meil toimunud tugev konsolideerumine siin. Päris ülesse veel turg siit läinud ei ole. Et nüüd ootaks seda lüket siin. Et turg tuleks enda korrektsiooni tegema ja siis läheks ülesse. Ehk siis risti vastupidi, mis dollari indeks meile näitab. Siin saaks siis korrigeerida seda siia. Nii, katsume siit selle kätte saada ja selle siia. Nii. Daily vaates siis suht sama pilt. On mul varasemad alad siia välja märgitud. Rohkem daily vaates ei ole. On meil siin ekstreemumis supply demand ala, et kuhu turg võiks siis sisse tulla, oma korrektsiooni teha, et sama teema, turg võiks tulla siia allapoole sisse, teha korrektsiooni ja siit minna siis ülesse. Et põhifookus keskenduks siin esimesele osale. Kuid kui turg otsustab minna ülesse, siis vastu ei vaidle. Ja saame vaadata siit seda liikumist, kui turg plaanib minna siis ülesse poole ära, et minna täitma seda supply demand weekly oma. 4 tunni vaates on mul varasemad alad välja märgitud juba. Ehk et need alad siin kõik on likviidsus, on kütus, mida siis turg võiks täita, kuhu turg võiks sisse tulla. Siit on juba see ära kasutatud, ehk siit vastupanu ei ootaks. Ja ootaks turgu tulema siin siis siiamaani vähemalt välja. Tegeme enda langust, kohtume küünaldega ja siis liikume ülesse.
ehk et ootaks turgu tulema siia korrektsiooni tegema, võib-olla siia daily supply demand'i ei jõuagi sisse, eks see nähale, ja siit mineme siis ülesse. Nii, vaatame eurot. Euro peal meil ka on meil siis weekly, daily fair value cap'id, et euro reageerib siis rohkem fair value cap'ide järgi ja euro puhul ka ootaks tulema turgu nüüd allapoole, kohtuma siit küüneldega. Et ootaks kerget korrektsiooni. Nii, siin on veel peale märkimata jäänud. Paneme siia järgi siis. Siin on meil daily fair value cap'idega tegu. Nii, ja siia algume selle ka. Et sama asi daily peal ootaks siis turgu tulema allapoole, tegema enda korrektsiooni, et kohtume siit küüneldega ja siis põrge tagasi ülesse. 4 tunni vaates oleme siis murnud nüüd läbi, kui vaadata struktuuri, oleme siit viimasest punktist läbi murnud ja lähivaates, väiksemas vaates siis võiks oodata turgu tegema väikest korrektsiooni ülesse, liikuma üles poole, täitma ära siit fair value cap'i, võib-olla jõudme isegi siia ülesse, väike fair value cap ka siin ja asetseb meil ka siin siis veel likviidsust. Ehk et lähivaates, väiksemas vaates turg võiks tulla ülesse ja siis liikuda alla. Aga üldootus, üldsuund oleks siis turul allapoole liikumine. Et põhifookus siis läheks siia sellele osale. Sest hiljutisest punktist ka meil siit on murdumine toimunud. Edasi NZ uuesti. Ehitab enda lipumustrit ikka veel. Liigub päris korralikult, on juba päris lähedal meil siin eelmisele kohtumispunktile. Ootaks veel tõusu edasi. Küll on päris hea siis weekly peal rejection ehk vastupanu siin toimunud, ehk et mingisugust korrektsiooni võiks oodata vaadata. Aga lipumuster siis siit edasi veel toimus, kus siis turg ehitaks ennast üles poole ja siis jälle kukuks. Vaatame daily peale. Daily vaates oleme allapoole liikumas. Eelnevast struktuurist läbi murnud nüüd just. Siin võiks liigutada need punktid ka siia lähistele välja veel. Põhimõtteliselt sama ootus siis rakendub meil tulevasse nädalasse. Siin langus toimub edasi, ootaks turgu tulema veel allapoole. Erinevad supply demandid välja märgitud, on ka meil siin all põhjas siis veel daily supply demand. Kus siis turg võiks enda reaktsiooni saada. Ehk et ootaks siit veel korrektsiooni toimumist siia allapoole välja ja siit siis turg läks ülesse. Vaatame 4 tunni peale sisse. Allpool on siis 4 tunni supply demandid ostuala näol. Siia saab märkida selle supply demandi, kus oodata mingisugust vastupanu ja üleval poolt, et kui turg plaanib allapoole liikuma hakata, siis saame ka siit enda supply demandi, kuhu turg võiks sisse tulla. Väiksemas vaates siis turg võiks liikuda ülesse, kohtuda siit küünla põhjaga, ideaalis vikkima, jõudma siia supply demandini ja siis liikuma allapoole. On ka meil siin üks supply demand veel, mis on ka napilt siis eelmise likviidsuse ära korjanud. Et teine stsenaarium, mis siin lähivaates võiks olla, on see, et turg liigub allapoole, täidab ära meil siit 4 tunni supply demandi ja siis liigub ülesse. Aga see oleks nii-öelda väiksem vaade, väiksem pilt. Suures pildis ootaks siis veel allapoole langust. Aude uuesti. Põhimõtteliselt sama teema nagu NZ uuestiga,
et ootaks veel seda lipumustri nii-öelda siis välja joonistumist ja siis suuremat kukkumist. Et sinna veel aega meil läheb. Lähivaates siis AUD ei ole murnud meil siit tipust läbi. Ehk et mõnes mõttes on meil siin tegu, võiks öelda isegi nõrga põhjaga, mis siis vastu justkui ei peaks. Nüüd daily vaates supply demand'i, võtame korra selle siit ära, siin isegi ei ole. Ehk meil siin lõigus daily vaates ühtegi supply demand'i allpool ei ole. Üleval pool on meil siin, kui ta ootaks turu üles liikumist veel üles poole, ehk et turg on siit meil suht efektiivselt muudkui liikunud üles poole ja ootaks turgu liikumiselt veel üles poole. Korjame ära siis siit seda likviidsust veel ja ootuses, et siia tekib meil ka nõrk tipp, ehk et turg liigub võib-olla natukene alla, siit seda põhja ära ei võta ja läheb ülesse. Ehk et meil siin ei olnud piisavalt momentumit, et purustada siit see põhi. Vaatame 4 tunni peale sisse. Kas siin saab natuke täpsemaks? 4 tunni supply demandid on meil siin all ilusti olemas, kuhu turg on eelnevalt sisse tulnud. Siin ka kõik täidetud ja siit leiame ka siis teispoolt nii-öelda magnetid, mis tõmbaks turgu tagasi ülesse, meelitaks tagasi ülesse, kus siis turg võiks reaktsiooni saada. Siin võiks olla supply demandi niimoodi märkida. Ehk lähipildis, väiksemas pildis turg võiks tulla veel allapoole. Kas siia supply demandi? Kohtume siit küünla tipuga. Võib-olla vikime siia allapoole suuremasse sisse, kus see reaalne momentum siis alguse sai, kus eelmine reaktsioon nii-öelda sai, kui turg siit välja murdis, tuldi sisse ja siin otsuse koht nii-öelda toimus agressiivne surumine ülesse poole. Ehk et siin on nii-öelda siis suurem vastupanu ala, et väiksemas pildis võiks oodata turgu tulema allapoole ja siis ülesse. Teine stsenaarium väiksemas pildis siis, et turg täidab ära meil siit supply demandi, võib-olla jõuab siia ülesse ka, tuleva nädal läks nahale ja siis liigub meil allapoole. Et tuleb vaadata, kuhu poole meil turg liikuma hakkab, kummalt poolt siis alad ära täidetakse. Nii, GBP NZD sama ootus jääb, mis eelmise nädala põhjal väga midagi uut ei ole. Et ootaks ka siis turgu tegema, tegelikult turg vist isegi on korrektsiooni teinud, on ära vikkinud siin. Kui siia saame, see on viki põhi, ta on vikitud isegi allapoole ära. Viikli vaates on meil siis tegu päris korraliku vastusurvega, et turg võiks minna ülesse poole veel. Vaatame daily vaatesse sisse. Daily vaates turg on nüüd tulnud tagasi, kohtume eelneva tipuga. Otsest põhjust väga rohkem allapoole tulla ei ole. Küll aga daily ja 4 tunni vaates on meil veel supply demande täitmata ja ka eelmine siseliikumise tipp meil siin. Et kuhu maani siis turg veel võiks tagasi tulla. On meil toimunud siis ka päris tugev mitmepäevane hüpe allapoole, müüjate tugev turul kohalolu ja on ka meil siin toimunud nüüd siis väike vastupanu, et müüjad justkui kaitsevad siit seda ala. Et siit võib oodata siis seda sama stsenaariumi väljajoonistumist veel, et turg tuleks allapoole ja siis liiguks ülesse. Daily vaates vaatame, saame siia. Saame ka märkida veel supply demandi välja. Nii. Selle supply demandi siis vastupidamist ei ootaks. Et turg selle siis võiks suures pildis purustada. Ülemine supply demand, mis meil siin oli, see siin vikiga sai täidetud. Ehk et siin ei ole põhimõtteliselt enam midagi suuremat ees, et mis takistaks turul siis kõrgemale minna. 4 tunni vaates
siis hetkel turg justkui andmas meil langustrendi signaali, on murtud läbi viimatistest põhjadest. Ehk et siit see liikumine alguse, kus siis see prekonstruktsioon toimus ja ongi nüüd murtud siit läbi. Ja justkui nagu tekitatud siin siis nüüd meil allapoole liikumine, siia on tekkinud lower high ja ootaks turgu liikuma veel allapoole. Ja on meil siin siis neid magnetalasid, neid kütuseid, mida siis turg täitma võiks minna. Ja turg võiks tulla siis kohtuma siia selle alaga, siiamaani, vähemalt, et siis saada reaktsioon. Et selles pildis praegu, vaadates seda ka, mis siis viikil pilt on, et meil oli siin korralik nii-öelda rejection, vikk, ehk et turg surus ennast tagasi allapoole. Ootaks siit ka siis veel langust ja on meil daily supply demand siin täidetud. 4 tunni supply demand on veel kõrgemal ja on ka meil siin 4 tunni väiksem supply demand tekkinud ka siia. Saab näha, kuidas seda ala siin siis nii, saame siia ka märkida. Siin daily ja 4 tundi põhimõtteliselt katavad üksteist. Nii, toome selle natuke siia poole. Meil siin vastu peab. Aga siit nii-öelda see väiksemas pildis ka, mis läheb selle suure pildi liikumisega kokku, ootaks turgude supply demandis ka võib-olla reaktsiooni. Arvatavasti jääb meil siia ka siis maha kuskile supply demand, et turg saada veel reaktsiooni ja liikuda allapoole. Oleks siin sellel langusel, kui turg otsustab allapoole minna, et siin ei ootaks, et turg praegu seda tipu siis ära võtaks. Et ootaks pigem tulema turgu, siis tegemata korrektsiooni. Kuid ei vaidle vastu, kui turg plaanib minna ikkagi ülesse. Ehk et kui murtakse veel siit ülespoole edasi. Nii, vaatame GBP JPY. Väga pudrupilt, võiks öelda. Midagi väga suurt toimunud suures pildis ei ole. Et turg on endiselt siis siin üks juba siseliikumise võtta nende kahe struktuuri vahel kinni. Lihtsalt mängib siin vahel. Midagi suurt toimunud ei ole väga. Aga siit ka joonistab välja meil juba double top. Ehk et turg võiks siis minna üles poole. Et siin on meil magnet üleval, likviidsust kõvasti üleval, mida siis turg võiks ära võtta. Viikli vaates praegu oleme siis saanud kerge sihukese vastupanu, rejectioni, mis siis võiks turgu suruda nüüd allapoole. Vaatame daily pilti sisse. Daily pildis ehitame vaikselt üles ennast. Viimane murdumine toimus siit. Selle liikumisega toimus pullback, tekkis lower high, equal, või tähendab higher low, veel üks higher low ja nüüd toimus siit equalite ära korjamine, murti üles poole ja ootaks siit veel siis korrektsiooni, et turg liiguks ülesse poole. Ootusi põhimõtteliselt siis GBP JPY täitis, võiks öelda ideaalselt, ehk et seda esimest mustrit. Turg liikus ilust üles ja nüüd liigub alla. Ehk et ootaksid veel siis tolle samalaadse liikumise tekkimist. On meil siia siis ka 4 tunni vaates. Nii, markerid on kaasa. 4 tunni vaates ilus double top tekkinud, ilus likviidsus, mille turg võiks ja peaks siis püüdma minema. Ja on meil siin allpool siis täitmata supply demand. Ehk et siin vaatas praegu ootaks turult pigem sellist käitumist, et turg võiks tulla veel allapoole, täita ära siit supply demand ja siis minna võtta likviidsust. Kuid ei vaidle vastu, kui turg plaanib teha midagi muud. Et tuleb vaadata, kuhu poole turg meil liigub, kuhu poole avaneb. On ka meil siin üleval ja rohkem kasutamata supply demand'e jah, siin ei ole. Ootaks turgu liikuma kas siit kohe alla supply demand'i või siis ülesse seda nii-öelda mitte soosivat stsenaariumi, et mis võiks hilisemaks jääda, et turg tuleb siia supply demand'i, seda ei austa, haarab ära siit likviidsuse ja siis liigub alla korrektsioonile. Aga põhiootus oleks sellel lükkel veel siin, et turg tuleks veel allapoole. Nii, USD JPY. Viikli vaates siis oleme ka sükses Doji küünlas ja justkui valmis tagasi üles minema, ehk turg on selle osa suhtes siis võiks öelda, et korrektsiooni teinud.
paneme korra Fibonacci peale ja ilusti 50%-ni jõudnud. Ja õrnad ka siia Golden Zone'i sisse vikkinud. Daily vaates oleme endiselt downtrendis, ikka allapoole liikumas. On meil siin ka daily supply demand ja weekly, kuhu veel siis turg päris sisse puutunud ei ole. Daily vaates ühtegi supply demand siin ülevalpool ei ole, väiksematel ajaraamidel leiab neid loomulikult. Vaatame 4 tunni peale sisse. Oleme siis ka 4 tunni pildis veel downtrendis. Saame siia ka panna siis languse supply demandi, kui turg veel sisse tulnud ei ole, aga turg on ilusti siis eelnevate stsenaariumit täitnud. Et on liigutud ülesse ja siis toimub korrektsioon alla, veel üks tõmme ja ootaks veel siis allapoole liikumist. Võtame need eest ära, teeme natukene pildi puhtamaks, korrigeerime. Et mida nüüd ootaks turgu tulema siia ülesse, ideaalis võib-olla ka siia ja siit saame siis lükke, et liikuda alla weekly ja daily supply demandi. See oleks eelistatum stsenaarium 1 nii-öelda. Teine stsenaarium, turg tuleb alla, saab siit reaktsiooni ja siis liigub ülesse täitme seda. Dollari-indeksi ootus oli meil ka, et võiks liikuda allapoole ja siis ülesse. Ehk et siis, kus ta meil uuesti JPY puhul ka ootaks turgu võib-olla tulema siia supply demandi ennem ja siis liikume ülesse. Uuesti CAD. Midagi väga ei toimu. All time high, suur, väga arvestuslik tipp sai võetud ja nüüd on turg justkui siis kinni jälle. Seda see weekly vaates. Daily vaates täpselt samamoodi, tugev konsolideerimine, külgsuunas liikumine meil toimub. 4 tunni peal siis turg ilusti toimetas. Täideti üks stsenaarium ära, kus turg liikus alla, siis ülesse ja nüüd jälle väike korrektsioon. Et siit ootaks turgu liikuma ka veel ülesse poole. Ta on meil siin siis 4 tunni supply demand veel täitmata. Daily peal siin ei olnud, daily peal ei ole. Et ootaks turgu, siit saame reaktsiooni. Nii, võtame need eest ära. 4 tunni vaates allpool meil rohkem kasutamata, tegelikult isegi on. Siia saame välja märkida, mis vastab meie kriteeriumitele. Sõtaks sellega sisse. Üks supply demand on, aga selle vastupidamist ei ootaks. Ja üleval pool ongi meil see ainuke. Et siit stsenaarium, kas turg tuleb alla, arvestades ka dollari-indeksi liikumist, võtab ära siit likviidsust ja siis liigub üles siia supply demandi poole. Vaid stsenaarium 2, turg võtab kohe siit selle supply demandi ära ja siis liigub alla. Eeldusega siit nii-öelda läbi sõitmist, et see ala siin all vastu ei peaks. Ja turg jätkab siis langust alla poole. Nii. Ja lõpetuseks kuld. Kullale sai oodata natukene langust veel, mida ei toimunud ja kuld murdis veel üles edasi. Kuld jõudis siis minu kaua oodatud 3000 piirini. Järgmine piir, kuu maani, ma näen, me ootaks kulda minema. Nii, muudame siit parameetreid. Oleks siis 3200. Kuumaani kuld võiks välja liikuda. Ehk et veel ruumi on kullal siis üles minekuks. Kuld endiselt tugevalt bullish, eelmise tipu peale siis tagasitõmmet tehtud veel ei ole. Ootaks maailmas midagi suurt toimuma, et see nii-öelda kasva ajutine korrektsioon toimuks. Kuid vaadates seda, et kuld veel on tugevalt bullish, siis on meil ka siia uus nii-öelda tipp moodustun, kust võiks siis enda reaktsiooni kuld saada. Et kullal ootaks ikkagi veel üles liikumist,
kas paneb siit kohe ülesse, vaatan kord 4 tunni peal, jah, enam sama, või ootaks kulda tulema siis siia kohtuma ja siis ülesse. Ega kulla puhul väga midagi muud erilisemalt ei ole, kuld on ülimalt bullish ikka veel praegu, et ei ole ühtegi põhjust ega mingit muud otsust, et miks peaks võtma müügi poole. Et endiselt bullish. Loomulikult väikestel ajaraamidel siis on võimalik kulda kaubeldega müügi poolele. Vot, ja selline minu nädala ülevaade, et mida ma ootan siis uuelt nädalalt, tulevalt nädalalt, kuu poole dollar liikuda võiks, kuu poole teise paarid liikuda võiks. Ja et mis meil see üldpilt siis juba näitas. Et võib-olla selle täpsustus, et GBP ka meil alustas siin, kui vaatad väiksemat ajaraami, siis alustas meil juba siin downtrendi teisipäeval, neljapäeval. Jah, neljapäeval alustas downtrendi. Tehti veel üks lükke üles poole ja siis murti läbi. Ehk et on 15 minuti peale ka meil siin downtrend siis pihta hakanud. Et nüüd ootaks siit veel langust edasi. Et läheb ilusti siis kokku ka nii-öelda suurema pildi vaatega. Vot, selline minu ülevaade ja kohtume kellega kohtume uuel nädalal, kus võtame kokku kõik eelneva õpitu strateegiad, vaatame läbi erinevaid variante, viise ja loomulikult valmistage ette enda küsimused, saatke need kas või privaatselt mulle ennem või siis võtke need kõnesse kaasa, et kõne oleks väärtuslik nii teile kui ka kõigile teistele. Sengiks aga super ägedat ilusat päikesepaistelist sooja nädalavahetust teile ja kohtume uuel nädalal.